armsad portaali külastajad, oleme endiselt Ruilas, jätkame oma intervjuude sarja ja minu kõrval seisavad vennad hääled, kelle panus sellesse võistlusesse on arvestatav. Kõigepealt Talli omaniku Martin käest küsin, milline on siis esimene emotsioon, selline suurejooneline rahvusvaheline võistlus esimest korda Ruilas? No, võib-olla on isegi natukene vara seda emotsiooni veel kirjeldada, sest alles on Grand Prix autosustamine ära olnud, aga ma arvan, et päris esimese emotsiooni sain ma eile õhtu, kui plats oli valmis ja Riders Party algamas, siis oli täitsa tore tunne, et rahvusvaheline sport on jõudnud Ruulisse. Selle nimel on aastaid töötatud. Ja nii palju, kui ma olen kuulnud nii ametnike, meie väliskohtunike, raameistrite kui ka sportlaste arvamusi, siis koht meeldib rahvale väga, nii et ma arvan, et nii sportlaste kui sinu emotsioon on suhteliselt sarnane. Eile oli nüüd kavas esimest korda rahvusvaheline Ruila derbi. Kas sellest saab ka traditsioon? Derbi on selline ühelt poolt äärmiselt vaatemänguline, aga teiselt poolt ka kindlasti eriline ala, kus selle traditsiooni kestvus sõltub eelkõige, kui palju on huvilisi osa võtma ja meie poolt kindlasti see traditsioon, mis sellel aastal alguse sai, loodetavasti jätkab pikalt, aga eks see sõltub eelkõige ikka hobustest ja sõitjatest. Sõltub kindlasti ka sportlastest. Kuidas Eesti Ratsaspordiliidu poolt, Heiti, sinu arvamus, milline on siis emotsioon? Ruilas saame hakkama küll maailmakarikaetapi korraldamisega. Selles ei kahelnud keegi ka siis, kui see otsus tehti, et sellel aastal traditsiooniline Veskimetsa Ruila vastu vahetada. Kindlasti on siin kogu olemasolev infrastruktuur oluliselt parem kui Veskimetsas või ma peaaegu et julgeks öelda kuskil mujal Eestis. Ehk see lihtsustab ja tänapäevasel majandusolukorras ka teeb vähe taskukohasemaks see võistluse läbiviimist, mis võib-olla et oli selle otsuse tegemise üks oluline motivaator, aga samal ajal hea meel on minul selle üle, et nii eile kui täna siin tribüünide vahel ringi vaadates oli Ruilas pealtvaatajaid kindlasti mitte vähem, kui neid on tavaliselt Veskimetsas vaatajaid pigem rohkem.